Hei Ruuben, räägi meile, mis koolis ja klassis sa õpid? Ma õpin Gustav Adolfi gümnaasiumis 7. sees. Mis muusikat sa kuulad? Soovita paar lugu päeva käivitamiseks või näiteks jaga seda, et mida sa õppimise ajal kuulad. Okei, ma soovitan Frank Sinatrat lihtsalt üleüldse. Scatman Johni U-Turn, see on ka päris hea. Tal on teised head lugud, isegi natukene meem, aga ikkagi. Tally Hall, terve see bänd, päris hea. Ja Uku Uudi Vision of Estonia on ka mega hea. Nimeta 3 oma lemmikfilmi. Ma nimetan 4 siin. French Dispatch, Pulp Fiction, Alien ja No Country for Old Men. Need on kõik siuksed, mis tekitavad natuke niimoodi vist sellist kananahka, või miks just sulle need meeldivad? French Dispatch ma ei ütleks, aga ma ütleksin teistele. Ma ei ole suur horror inimene, aga no, Alien on horror natukene ja ikkagi meeldib. Mulle lihtsalt meeldivad filmid, mis on nagu, ma oska öelda, ma ei tea seda sõnaliselt, kvaliteetsed, kui aus olla. Mis teeb sind õnnelikuks? Mängida sõpradega. Mida sa nendega mängid? Videomänge Steamis, Terraria, Don't Starve, mõnikord TF2. Kas see tähendab, et iga sõber on oma kodus või saate vahel kokku ka niimoodi, et mängid ühes ruumis? Mõnikord, aga see on harva. Tavaliselt olen lihtsalt eraldi. Kas sa pead ennast andekaks? Ma ei oska sellele küsimusele vastata. Ma arvan, et ma olen normaalne. Tipp-topp. Normaalne selles mõttes, et andekuses, aga nagu... Su vanemad Helina Risti ja Rain Tolk tegutsevad mõlemad loomingulises valdkonnas. Millest sai alguse sinu huvi tehnoloogia, programmeerimise ja robootika vastu? No ma iga päev olen arvutis ja põhimõtteliselt terve elu olen ja on kogu aeg huvitanud nagu kuidas tehakse mänge, kuidas kõik töötab, kuidas mehaaniliselt või nagu kuidas see on tehtud. Ja noh, ise olen ka tahtnud siis teha. Kas sa vahel mingitel arvutitel või muudel asjadel oled neid ka lahti teinud, et vaad, mis seal sees on? Jaa, olen küll. Põhiliselt mängudel, aga jah. Miks sa arvad, et tasuks üldse õppida programmeerima ja miks näiteks robotiga? No ma ütleksin programmeerimis, et esiteks arendab matemaatikat, aga teiseks tänapäeval ja kindlasti tulevikus hakkavad olema tööd, kõik hakkab olema tehnoloogiaga, programmeerimisega seotud, see on, kuidas praegu läheb maailm. Nii et sa näed, et robotid on siin, et jääda ja peame oskama neid juhtida läbi programmi? Jah, me ei tohi kahjustada Terminaatorit, me ei tohi midagi hullu. Ärme on robotitele võimu, võtta meelde seda. Me ei lase neid meid vallutada. Jätke meelde seda. Me teame, et kõige rikkamad inimesed maailmas pole ammu enam pankurid, vaid insenerid. Kas sul on eeskujusid tehnoloogia maailmas? Kes sind inspireerib? Ma ütleksin John Carmack. Ta on üks põhiprogrammeerijatest Doomis. Nii et mis tema tegi ühe teoreetilise idee, et kuidas 3D vaadet mängus või arvutilis lihtsalt üleüldse teha. Keegi ei arvanud, et see päris nagu võimalik on, aga ta suutis seda teha ära ja ma ei tea, kui kaua võttis Doomil, et teha, see oli päris vähe aega minu arust mingi 1 aasta või 6 kuud võrreldes nagu tänapäevaga.
aga see on lihtsalt vaimustav, kuidas ta sai siukse asja teha ära nii kiiresti ja siis loomulikult tulevikus ta tegi hästi palju asju veel tehnoloogilisi, mis on muutunud väga tehnoloogia maailma ja mängumaailma. Me teame, et sa tahad luua ka ise uusi rakendusi, et mida kasutaks kogu maailm. Et uus TikTok või Snapchat või räägi lähemalt, millest ise oled mõelnud? Ma ei ütleks TikTok ega Snapchat, sest et TikTok kasutab su mikrofoni, kui sa ei kasutad päriselt programmi ja igasugused poliitilised probleemid on nagu Hiinaga ja sellega. Ja Snapchat mulle ei meeldi see süsteem, kuna mulle ei meeldi, et minu sõnumid kustutakse 24 tunniga või 1 tunniga või mis iganes. Aga mis mina tahaksin, oleks individualism oleks nagu esimene asi selles rakenduses. Saaksin vahetada üksik mida enda profiilist ja enda websaidi nagu nägemisest saad näha teistmoodi. Aga et see oleks ka veel nii lihtne, nagu tänapäeval on. Ma tahaksin, et inimesed, sest et see natukene ajaks neid algusesse programmeerimisele, sest et nagu mängub nagu Minecraft ja Doom ja Valve mängud, kui sa tahad moodida neid, siis seal ei, mõned Valve mängudel on, siis seal ei ole üks workshop. Aga sa pead päriselt nagu alla laadima faili, leidma selle kausta, kus see loeb nagu kõiki neid moode ja peab panema selle faili sinna kausta ja siis võib-olla on probleemid, et kui sa kasutad mitut moodi samal ajal, siis juhtuvad lihtsalt errorid ja siis sa pead vaatama ise neid moode, äkki seal moodide sees on errorid ja see õpetab nagu lahendamist ja programmeerimist. Mulle meeldib, et see ei ole nii lihtne. See kõlab nii, et selle mängu või üldse keskkonna siis muutumine ise on juba selline ka heas mõttes väljakutse. Jaa, aga ma ka veel tahaksin, et see oleks nagu open source ja mitte nagu kaitsta open source, ma ei taha, et hästi palju attacke ja viiruseid tuleks, hästi palju skämme tuleks, kui teeksin open source, aga oled sa muidu mõelnud Rakett 69 saatesse ka ise minna? Ma ei ole väga vaadanud seda Rakett 69, nii et siis sa ei teagi selle kohta? Yeah. Okay. Millistes huviringides oled sa ise käinud ja kus sa said üldse need ideed neid ringe valida? No ma olen käinud programmeerimises loomulikult, nukufilmis, boksimas, males, klaveris ja arhitektuuris. Lai valik, kas mõnes käid siiamaani veel? Ma kõigis väga ei käi, ma nukufilmis läksin ära, kuna koroona pärast oli nagu ei meeldinud need virtuaalsed tunnid ja läks maksma hästi palju. Arhitektuurist läksin ära, ma ei mäleta, aga nii et praegu sa üheski hetkel ei käi? Ei, ma käin klaveris praegult, aga ma plaanin nagu boksimasse ja malesse jälle minna. Okay. Ja programmeerimises ka. Mis tunnid sulle koolis kõige rohkem meeldivad ja miks? Mulle meeldib matemaatika, kuna mulle meeldib probleeme lahendada. Loodustunnid nagu bioloogia, filosoofia või füüsika, filosoofia mul veel ei ole, bioloogia, füüsika, ajalugu. No seal on päris palju tunde, mis sulle meeldivad siis teelt. Kas on neid tunde ka, mis sulle ei meeldi üldse? See väga ei ole tundi, mis mul üldse väga ei meeldi, aga võib-olla nagu vene keel. On raske lihtsalt, jah? Jah.
Aga kui sa ise saaksid olla koolis õpetaja, mis tundi sa annaksid? Ma arvan, et Kui ei tule, siis ei tule, siis pole midagi hullu, sest võtame vist järgmise küsimuse. ma arvan matemaatika või midagi siukest või üks loodustundides või tehnoloogia või No need meeldib kõige endale. või noh, tuleb äkki hakkavad olema uued tunnid, mis on nagu programmeerimisega seotud, mis ongi nagu programmeerimise tund, siis seda arvates. Kuidas sulle tundub, et mis õppeaine on praegu koolis puudu? Ja programmeerimine. Ma arvan, et nagu õpetus üleüldse, kuidas arvutid töötavad, see on väga tähtis tänases töökonnas. Nii et seda on kindlasti vaja, see ei ole lihtsalt nagu tahtmine, see on vajalik, et teada, kuidas nagu Excel töötab ja Et teil praegu pole arvutitunde veel üldse või? Meil on jah, mõned ei saa aru, või kuidas kaustad töötavad ja nagu kuidas failid need üleüldse viskavad kõik ühesse kausta ja nagu ei organiseeri oma desktopi ära. Me oleme Insplay's palju rääkinud matik õppimisest ja see tähendab ka seda, et ained oleksid omavahel seotud, integreeritud. Mis matik tähendab? Matemaatika, teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst. See on niisugune nii-öelda erinevate oskuste kokkutoomine. Ma oleks pidanud ütlema, kunst on tegelikult minu lemmik, üks mu lemmikutest. Okei. No siis see ennem ütlemata. Ma armastan kunsti. Et kui rääkida matikõppest ja ainete integreerimisest, et kas sa saad tuua mõned näited õppeainetest, mis võiksid olla sinu meelest omavahel ühendatud, et kus on kaks ainet nagu kokku pandud ja mis täiendavad teineteist? Äkki bioloogia ja geograafia nagu matemaatika ja see digitund või programmeerimistund, see, mis ma ennem soovitasin, kindlasti see oleks. Ja neid tunde mõnes koolis isegi täitsa on niimoodi, et õpetatakse matemaatikat läbi robootika. Jah, see on päris lahe. Kuidas saaks koolis rohkem tähelepanu pöörata sellele, et kuidas oleks võimalik tõhusamalt ja mängulisemalt õppida? Et kuidas näiteks paremini meelde jätta mingisuguseid andmeid, aastaarve või mingid autoreid, lugusid ja nii edasi? No ma arvan, et koolisüsteem just ei peaks olema, et sa peaksid jätma meelde täpselt midagi, vaid et sa pead nagu laste ja teenagerite seda huvitust, see, mis paneb neid mõtlema, et ma tahan sellest õppida, sa pead panema neid tahtma õppida. Nagu, mis see sõna on? Curiosity, mis eesti keeles oleks? Uudishimu, jah. Sa peaksid nende uudishimu panema käima. Nii et siis õpetajad peaksid rohkem kasutama teismeliste nii-öelda neid teemasid, mis neid päriselt huvitavad ja läbi nende õpetama? Ma ütlen seda samal ajal, aga ma ütleksin, et nad paneksid neid subjekte nagu paneksid huvitama nende subjekte nagu, et uudishimu, siis nad õpetavad ennast ka võib-olla. See on hea soovitus. Ja noh, loomulikult ka veel soovitan arvutit kasutada, et teha lõbusamaks. Mäng kasutada niimoodi, et kasutada mänge niimoodi, et see õpetaks ka samal ajal, aga ei oleks nagu need mängu, mis on nagu hästi labedasti tehtud või ma nagu näiteks see Minecraft õpetamise versioon. See on olemas, aga ma ei ole väga palju kooli näinud kasutamas seda. Aga ma arvan, et koolid ei näe seda, et videomängud ei ole ainult nagu lõbujooks, see saab olla ka veel õpetuse jooks ja nagu igapäevases elus saab
kasutada niimoodi, sest vanad inimesed isegi kasutavad videomänge, et nende aju nagu edasi, et nad kunagi ei lõpetaks mõtlemist ja kogu aeg mõtleksid ja kogu aeg jätaksid meelde asju niimoodi, nagu siis ei tule dementsia ja siuksed asjad. Need on Aju peab pidevalt treenima, eks. Oletame, et sa saaksid homsest Eesti haridusministriks. Mida sa saaksid või tahaksid koolis muuta paremaks? No esiteks ma mõtleksin, miks nad paneksid ühe lapse haridusministriks. Aga teiseks ma arvan, et ma teeksin seda, mis ma ennem soovitasin, nagu saaks hakata kasutama videomänge õpetusena või mitte õpetusena, õpetlikult. Ja kindlasti ka veel panna see programmeerimise või tehnoloogia arvutitunni sinna ka. Ja ma arvan, et ma ka veel, mina täpselt praegult ei saaks öelda, kuidas ma teeksin seda. Mul ei ole piisavalt aega olnud, et mõelda väga, aga täpselt seda uudishimu ja huvituvuse värki peaks nagu õpetama õpetajatele, kuidas. Aga räägime motivatsioonist ja tuleme selle huvi juurde veel rohkem selle juurde tagasi. Mis sind ennast käivitab ja motiveerib? Ja kelleks sa tahaksid saada? On see targaks, rikkaks, elada kaua, omada võimu, olla õnnelik või midagi hoopis muud? Ma arvan, et targaks ikkagi. Läbi tarkuse sa saad kõike seda õnnelikku, ma ei ole selles kindel, aga nagu võimu ja raha ja aga motivatsiooni suhtes ma väga ei oska öelda, kui aus olla. Et see pole veel kindel, mis on sinu see motivatsiooni alus. Eks seda otsitakse tihti kaua aega. Kui palju on kool mõjutanud sinu huvialade valikut või kui palju sa otsid infot ja üldse enda sellist motivatsiooni, inspiratsiooni mujalt? Ma arvan, et igal inimesel on see, et nad lähevad Google'is, otsivad ühe asja, nad on nagu mega huvitatud sellesse, et mis on maailma kõige suurem jõgi ja siis nagu sa hakkad teama kõike jõgidest ja kõike veekogudest ja nagu. Nii et see on kindlasti juhtunud minuga väga palju. Aga mis teemad sa näiteks viimati otsisid Google'ist? Ma ei mäleta täpselt. Need on tavaliselt nagu mõnikord ma proovin moodida mingit mängu ja siis ma lihtsalt otsin informatsiooni, aga pean siis leidma, et ma tegin midagi hästi väikest valesti, selline nagu vajutasin valet nuppu või midagi ei olnud tšekitud. Kui palju sa õpid YouTube'ist versus siis kool ja huvialaringid? No ma arvan, et ma koolist ja nagu huvialaringidest ikkagi õpin päris palju, sest et koolis ma olen eratundides ja on, mitte igas tunnis, aga nagu paljudes tundides on eratunnis ja on lihtsam niimoodi õppida. Ja siis ka veel huviringides ma ka kindlasti olen väga palju õppinud. Aga nagu YouTube'ist ja Google'ist ma olen saanud enamiku mu informatsiooni ja ma ei räägi nagu, et ma vaatan mingeid mingeid YouTube'i videosi, mis on nagu väga halvad või nagu kanalitelt, mis sa ei saa väga usaldada. Ma vaatan rohkem nagu Vsauce ja Kõrgskõsat ja Tom Scott ja nagu neid asju. Vahel tundub, et paljud sinu vanused käivad koolis lihtsalt logelemas ja scrollivad tunni ajal ekraani ja kuidas sa näed, et oleks võimalik tõsta noorte huvi õppimise vastu? Peab tooma mängu.
või noh, interaktiivsema rohkem peaks õppimine olema. Ja ma oleks pidanud seda ennem ütlema. Õppimine peaks olema rohkem interaktiivsem. Mis sa sellest arvad? Kas mõned inimesed on sündides teistest juba palju andekamad või on selle taga tegelikult vaeva nägemine ja ambitsioon jõuda kaugemale? Ma ei ole selle kohta väga uurinud, aga ma arvan, et see ei ole väga geneetiline. Mõnedel võib-olla on seda, nagu Einsteinil oli mingi asi oma ajust oli teistsugune, et ta teadis rohkem matemaatikast. Mingi asi tal ei kasvanud aju ja siis hoopis kasvas üks teine asi rohkem ja siis ta teadis rohkem matemaatikast. Aga ma arvan, et enamikult on asjad rohkem nagu, et ma arvan, et enamikult asjad on rohkem nagu, et ikkagi õpid ja vanemad kasvatavad sind ja nagu. Tege õppimine on kõige aluseks. Ja, aga no mina sain kõik oma huvid ikkagi arvutist, nii et ma ütleksin, et arvuti ei ole, ma ei ütle, et nagu arvuti oleks hea asi, mis igal päev olla. Ma ütlen, et kui sa vaatad oma, nagu et vaatad, mis laps vaatab ja siis tal võib-olla tulevad nagu teistsugused ideed ja elus ja nagu on rohkem loomingulisem või. Et sealt võib saada häid ideid ja loomingut juurde. Ja hakkab mõtlema teistest asjades, hakkab rohkem huvi on matemaatikas äkki või lihtsalt peab õigeid asju näitama, loomulikult. Ei tohi lihtsalt anda talle TikToki või Snapchati hästi noorelt, see on loll asi minna teha. Mida sa ise sooviksid järgmisel paaril aastal juurde õppida või kus ennast täiendada? Kindlasti tegelikult programmeerimises ja robootikas ise ma tahaksin seal ennast täiendada. Ma tahaksin ka veel lugu rääkimises nagu ja nagu kirjutamises rohkem ka veel kindlasti ennast arendada. Ma tahaksin loomingulisi asju teha. Ma tahaksin teha animatsioone ja tahaksin teha nagu filmi peaaegu nagu filmi tasemel animatsioone, aga ma ei ole kindel, ma päriselt filme tahan teha, aga tahaksin kindlasti jätta oma asjad internetti. Sa rääkisid ennem, et sa tahaksid ise hakata animatsiooni looma, et oled sa mõelnud enda karjääri valikute peale ja kellele sa ennast tulevikus näed? Kindlasti jah, ma arvan, et ma ei saa täpselt öelda, kes ma arvan, et ma tulevikus hakkan olema, tulevik hakkab juhtuma lihtsalt, aga ma kindlasti praegusel hetkel ma tahaksin tulevikus olla animeerija või nagu stsenarist, kirjanik ja tahaksin enda mängu teha ka veel. Mis sa arvad, kes teenib 10 aasta pärast sinu meelest rohkem? Kas programmeerija, arst, disainer või filosoof? Ma arvan, et filosoof tegelikult kõige vähem, sest et tänapäeval on natukene neil halvasti, aga ma arvan, et programmeerija ja disainer võivad, kui see nagu veebidisain või ma ei tea, disainerid on päris palju, aga programmeerijad ja disainerid kindlasti teenivad kõige rohkem. Oled sa ka kindel, et programmeerija teenib tulevikus rohkem kui filosoof? Võib-olla kõik programmid kirjutatakse tehisintellekti poolt? No see on üks tulevik, mis ma loodan, et ei juhtu, sest et kui me hakkame õpetama või nagu tegelikult, kui me isegi proovime õpetada robotitele
loomingulismi, sest noh, programmeerimises on ka vaja loomingulismi. Ja siis nad ei saa täpselt nagu inimese tasemel, vähemalt praeguse tehnoloogiaga, aga isegi kui tulevikus on siis siuke asi võimalik, siis ma ei tahaks, et see juhtuks, sest et inimestel on ikkagi enda asi, nagu inimesed teevad vigasi, see ongi loominguline. Nii et need vigad ongi täpselt loomingulised, kui on lihtsalt AI, mis teeb kõik perfektselt, siis see ei ole inimlik nagu. Ma olen kuulnud ka veel nagu asju, et kas AI hakkab tegema kunsti, kas AI hakkab tegema animatsioone, filme, muusikat. Nad saavad juba natukene teha, aga nagu see ei ole inimese tasemel. Ja me ei tohiks teha roboteid inimese tasemele. Isegi kui nagu need Hollywoodi eliidid arvavad, et see on nagu soodsam. See oleks naljakas universum, kus mingid rikkad tüübid, nad ei taha enam, et neil oleks, nad peaksid maksma töötajaid, nii et nad hoopis võtavad, või noh, loomingulisi töötajaid ma räägin, nad hoopis võtavad robotid selle asemele ja see ei ole, siis kellelgi ei ole tööd, siis kellelgi väga ei meeldiks ainult need praegused rikkad, see oleks nagu keskaja see süsteem, see kolmeseisuline süsteem, et keegi kunagi talupoegadest ei saa aluseni rüütlini.